Ma ütlen juba ette, et ma olen aju surnud tänu. Ma olen aju surnud tänu. Kõlab tõesti, et justkui mingisugune tükk on vahelt puudu. Aga jah, ega ma ise ka paremas seisus ei ole, kuigi mul on siuke tunne, et tegelikult pole hullu midagi. Mul just enne kui me üldse siia enne kui mina siia oma tuppa salvestama tulin, siis istusin ja ajasin juttu oma abikaasa Eevaga. Ja ta ütles, et ta on meid taas kuulama hakanud ja kiitis, et pidid saated jälle väga head olema. Et mingi hetk raadioaegu ta enam ei kuulanud, ta ütles, et liiga palju saateid tuli järjest, ei jõudnud järge pidada, aga nüüd pidi jälle nagu lahe kuulata olema. Et ma arvan, et kõik ongi nagu korras, et me teemegi kõik õigesti ja ei saa eksida, isegi ajusurmas. Või siis on kõik valesti ja lihtsalt mu abikaasa ei taha mulle halvasti öelda. Mis oleks väga armas muidugi. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid ikka. Ikka ja jälle. Ma ei tea, miks ma seda tegin. See kõlas nagu nii selline, ma ei tea, saatejuhi värk, et nagu üks ütleb ikka ja siis teine vastab ikka ja nüüd läheme edasi tänaste teemade juurde. Ei no, sest me ei tea, võib-olla mõni inimene kuulab seda näiteks hommikuäratusena. Et siis peaks nagu näitama entusiasmi. Ja siis on vaja jah, et entusiastlik hääl kõlaks. See jutu sisu ei olegi üldse oluline, tähtis on see entusiasm. Võtta, ma proovin. ma üritan ennast ka olles siin tegelikult suhteliselt selline uimane ja väsinud. Ma tänagi näin. Et siis ma nagu püüan ennast kuidagi sinna hommiku saatejuhi meeleollu viia. Muidugi mitte nii palju, et hakata pilduma rassistlikke kommentaare, aga ütleme niimoodi parasjagu hommiku saatejuhi meelelaadi. Parasjagu rassistlikult. No nii, et käima tõmbaks, mitte üle piiri, aga nii, et käima tõmbaks. Kõike tuleb elus, eks ole, parasjagu teha. Et proovin. Mõõdukus on ikkagi elu põhialus minu meelest. Täpselt. Mõõdukalt rassistlik on alati hea olla, nagu see paneb kuidagi nagu virguma kiiremini hommikul. Siis ei saaks nagu keegi öelda, et midagi valesti on. Ei rassistid ega need, kes on antirassistid. Jaa, sest kõigile on parasjagu nagu näpuotsaga doseeritud seda, mida vaja ja kõik on õnnelikud ja saab nagu päevaga edasi minna. See on läbiproovitud meetod. See ei ole praegu, me ei leiuta siin praegu mingit jalgratast. Ja ei tasugi. Ei tasu nagu minna niimoodi lihtsalt poole kulliga välja ja hakata nagu jaurama. Mida? Poole kulliga? Mida see tähendab? Mis poole kulliga välja? Kas sa tahad, ma hakkan seda seletama? Mis regioonis läng see on? Ma ei tea, minu nagu Keila kandis on seda kogu aeg räägitud. See oli meil põhiväljund. Minu meelest see on väga hea nagu otsetõlge inglisekeelsest väljendist half-fast. Half-fast, okei. Ja siis nagu eesti keeles põhimõtteliselt nagu mehe ümber. Pöörad teise poole nagu. Ja on poole kulliga. Sest et inglased juba haarasid taguotsast, et siis eestlased saavad haarata eestpool. Nagu ikka. Okei, nagu ikka. ikka. Oota, ma proovin nüüd minna oma hommiku saatejuhi rolli sisse. Tead, Jim? Aga ma ei tea, kas... Mine. Ma tahan nii väga minna. Tead, Jim? Ma vaatasin siin eile YouTube'ist videosid, on ja sa ei kujuta ette, mida ma nägin. Mul tekib ärevus, kui see nii teed, ma ei saa ära. Ma olen täna joonud ühe tassi kohvi ka, mida see on alati suur sammu jaoks, võtta tass kohvi, nagu sa tead. Et ära tee imelikke asju, see ajab mind ärevile. Okei, ma ise ka ei saa. Ma nagu tundsin ennast nagu võõrana, et see ei ole vast hea.
ma meenutan kuulajatele ka, et ma olen endiselt nagu kahe paksu teki all ja vahel, et heli kvaliteet oleks imeline ja higistan ja mul on õhupuudus. Ma tegin akna lahti, linnud siristavad vahepeal, nii et kui on linnulaulu kuulda, siis see on sellepärast. Aga üldiselt ma üritan lihtsalt saada natukenegi õhku ja kui sa, Ivo, hakkad hästi imelikult käituma, siis see lihtsalt tekitab ekstra pinget ja mul ei ole jaksu sellega toime tulla hetkel siin teki all. Ma lihtsalt tahan oma aju surnud mõminat. Palju meil on vaja täis rääkida seda aega. No ma ei tea, mingi tunnike ikka võiks rääkida. Et lihtsalt nagu mõmiseme edasi ja siis ma saan minna, ma ei tea, aju surnult lebama teleka ette, ühes käes õlu ja teises käes pult ilmselt. Väga hea. Kõlab nagu unistus, millest ma ei tahaks sind liiga kaua. Ei, ma mõtlesin, et kas ma teen seda nalja, et kui sa jätad selle nagu lause lõpetamata, et teises käes, siis ma tahtsin öelda kull, aga see tundus ebasobiv. Mis siis muidu nagu mis muidu toimub? Millest see tänane episood muidu räägib? Ma tegelikult päriselt ka tahtsin rääkida sinuga sellest, mida ma avastasin YouTube'ist, aga teha seda viisil, mis on võib-olla natukene vähem tüütu. Okay. Ja küll aga võib-olla nüüd nagu diskrimineerides neid kuulajaid, kes tahavad hommikul ärgata, et ma kardan, et minu kõnemaneer jääb ikkagi täna sellisele uinutavale režiimile, sest ma tunnen, et ma ise olen sellisel uinutaval režiimil hetkel, vähemalt ennast uinutaval. Tänane episood on selline, mida on hea koomas kuulata, et kui sa oled koomas või kui sul on lähedane koomas, siis anna talle kuulata kõrvaklappides seda episoodi, et see nagu sobitub seal. See energiatase on seal sama elav. Sama elav, jaa. Tänased naljad ikka kuidagi nagu väga tõmbavad kuidagi kuhugi kiiva ära. Aga? Ei no, kas on kuhugile mujale minna nalja tehes? Ega vist. Kui mitte kiiva. Ma avastasin eile YouTube'ist sellise kanali nagu Gentleman's Gazette. Kujutad sa pilti? Ma ei tea, kas sa oled seda tähele pannud. Minu puhul ma olen seda väga palju varjanud, ma arvan, või vähemasti ma ei tunne, et see peaks olema kuidagi väga esile kerkiv, aga ma olen natukene selline tändi. Ei, olen märganud ja sellest ajast peale, kui ma sinuga tutvusin, ma nägin, et mingeid tändi nagu ambitsioone nagu natuke paistis, aga sa ei ole nagu hardcore selle kõige juures, et me selle hardcore tänditamise juurde nagu jõuame. Okay. Aga jah. Ma nägin, et sa panid Facebooki mingi postituse mingi üleeile või eile. Esitasid küsimuse, et kas sa peaksid hakkama kandma mingit riietuseset, mille nimest ma ei saanud aru ja siis ma kuidagi ei hakanud guugeldama ka, et millest sa räägid, ma lihtsalt liikusin edasi. Kaelarätik. Rullisin edasi. ta on nagu lipsu asemel, sa seod omale kaela ümber rätiku. Askott. Rätiku? Ahah. Okei, see on päris šikk muidu. Või kravaa, või neid on erinevaid stiile. Aga ühesõnaga, jah, et tundub, et siiski hoolimata sellest, kui palju ma olen üritanud seda varjata, siis teatud sellisest nagu praost on kuskilt ikka välja paistnud see fakt, et ma olen ikka suhteliselt selline nagu tändi vahel. Okei. Ja kui YouTube viskas mulle, tead küll, kuidas need algoritmid töötavad, eks ole, et viskas mulle ette sellise video, et 11 erinevat nii-öelda kaelaehet, mida kanda lipsu asemel, et siis ma ilmselgelt kohe pidin klikkima sellele videole ja see oli täitsa nagu huvitav video peale selle, et oli tunda sellist nagu hardcore tändinduse sellist õrna sellist, ma ei teagi siis kuidagi nagu suunitlust video nagu etendaja. Issand, mul üldse lihtsalt nagu reaalselt ma ei saa rääkida. Aga inimene, kes videos siis rääkis nendest erinevatest kaelaehetest, kuidagi võttis selliseid väga nagu julgeid seisukohti, mida nagu tohiks ja ei tohiks kanda. Aga suhteliselt selline hariv video oli ikkagi erinevate nagu kaelaehete osas meestele siis.
ja siis see algoritm nagu nägi, et ma sellele nupule vajutasin ja nüüd juba sellest hetkest alates on mu YouTube täitunud, noh, tead ikka, see on, et ühele videole vajutad ja siis järsku YouTube tabab mingisuguse nagu kliki ära ja vaatab, et sellele tüübile nüüd suuname nagu 100 siukest kraami. Et mul on nagu sellest Gentleman's Gazette ja ma saan aru, et siis ka erinevatest konkureerivatest kanalitest nagu nii palju jura YouTube'is. Ja kusjuures vaata, see YouTube'i algoritm on selline nagu kuri, et ta ikkagi nagu kasutab su aju kohutavalt ära ja suunabki sulle selliseid asju, millel on kohe nagu keeruline mitte peale vajutada. Ja siis ma siin olen sattunud vaatama selliseid videosid, kus ma nagu ise ka ei usu, et nagu päriselt ka siuksed asjad on olemas. Mu nagu esimene selline suur üllatus või suur selline nagu arusaam, et mille otsa ma nüüd siis olin sattunud, et see selline esialgne nagu õhkõrn tunnetus, et siin käib mingisugune selline klubisse inimeste liitmine ja teiste nagu väljaviskamine, et see nagu oli selles esimeses videos, aga siis vaata, mis asja? Ma ei tea, kas... Mis klubi? Et video oli sellest, kuidas sa kuulud nüüd tändide klubisse, kus sa vaatad seda videot. Lihtsalt, et see nagu, vaata, ma ei oska rääkida, niimoodi mul võis see lause juba täitsa segaseks minna, aga võib-olla ma ka lihtsalt ei saa aru, mida sa räägid, sest et ma olen aju surnud. Mõlemad lahendused on võimalikud, aga proovime siis uuesti. Et selles osas nagu, et noh, vaata sellest esimesest videost oli juba aru saada, et see on nagu siuke kamp inimesi, kes nagu ütleb, mis on okei ja mis ei ole, on ju. Et noh, et nagu mingid kaelaehteid nagu, et jah, et ära nagu pololipsu kanna, kui sa just nagu mingi kantripeole ei lähe, on ju, noh, vaata, nagu siuke suhtumine oli. Et siis täna viskas mulle ette nagu selline video sellelt samalt kanalilt nagu 19 asja, mida mees ei tohiks kunagi kanda. Ja siis noh, kuidas sa nagu ei vajuta selle video peale? Ja see oli nagu selline, noh, nagu silmi avav kogemus mulle selles suhtes, et tõesti, et ma ikkagi õnneks veel full dandy või siis nagu kasutada seda keelt, mida nemad kasutavad seal, et dapper, et nagu full dapper ma veel ei ole. Et seal ikka jah, nagu, võt see video ikka, ma isegi saanud aru, kas see ajas mind nagu naerma või vihastas mind, aga mul on tunne, et nagu tegi mõlemat nagu üheaegselt ja see oli samaaegselt nagu meelelahutuslik ja vihastav kogemus. Ma ei tea, kas see kõlab nagu loogiliselt. Vägagi, sest need asjad, mida siis noh, nagu mees ei tohiks kunagi kanda, olid noh, nagu näiteks plätud või sandaalid, mis noh, jah, mõnele ei meeldi, aga noh, nagu päris selline karm nagu seisukoht võetud. Kunagi ei tohiks su lips ja su nii-öelda siis taskurätik, mis sul siin selles pintsaku taskus on, need ei tohiks kunagi olla sama mustri ja värviga. Sa ei tohiks kunagi kanda Windsori lipsusõlme, rääkimata siis veel sellest, et enamus mehed vist, või noh, väga paljud mehed ei oskagi pikka aega lipsusõlme sõlmida. Sa ei tohiks kunagi kanda tennisesokke ülikonnaga, või üldse tennisesokke võiks nagu mitte kanda, kui sa trenni ei tehe. Sest siis sa näed välja nagu see oligi nagu talupoeg, et see oligi nii huvitav vaadata, et siin kommentaarides ka keegi tõi välja, et kas see inimene just kutsus kedagi mitte-irooniliselt talupojaks. Et see kommentaaride lugemine oli nagu veel eraldi asi. Seljakotti ei tohi kunagi kanda, spordipäikeseprille, neid nii-öelda vaata, me üks päev siin just rääkisime nendest kossuriietest, eks ole, et neid nagu spordi neid jerseys-id ja asju ei tohiks nagu kanda. Ja see oli siuke nagu, et kui sa ikka tahad nagu päris mees olla, siis sa võiksid ikka kogu aeg nagu nahkkingades ja kolmeosalises ülikonnas ringi käia ja kusjuures see oli nii huvitav, sest see mees siis ise lõpuks nagu demonstreeris, milline tema see riietus on ja ta rääkis, kuidas tal on lips on nagu väga hästi seotud, kuigi see on videos nagu ilmselgelt viltu ja suht koleda sõlmega ja ta rääkis, kuidas tal on enda mõõdus siis õmmeldud ülikond, mis samuti tundus nagu väga nagu kottis ja kuidagi nagu imelikult istus tal seljas. Et siis noh, nagu see kõik oli nagu selline kummastav kogemus ja ma tegelikult nägi välja nagu tropp.
ei no, nüüd ei taha mina olla see, kes nagu teisi nagu maha teeb ja exclude ib, eks ole, et ma nagu päris nii ei taha öelda. Aga ta ei näinud hea välja, jah? Ta ei näinud nii hea välja, kui oleks võinud nagu arvata kogu selle jutu peale. Ja kohe kindlasti, jah, et selline nagu natuke lohakas nägi välja selle jutu peale, mida ta teistele rääkis, et noh, ja kõige lõbusam osa sellest oli muidugi nende kommentaaride lugemine, mida siis inimesed sellest kõigest olid arvanud, sest üks nagu lemmik kommentaare seal oli see, et see mees videos soovitas, et ära kanna nagu sandaale, et kui sul on suvi ja palav, siis osta endale sellised jalanõud nagu alparkatas, ma isegi ei tea, mis need on, ma ei ole neid kunagi nagu väga nende otsa sattunud. Ja siis üks nagu levinumaid kommentaar oli see, et kui mul oleks nagu, ma ei tea, 50 senti iga kord, kui see mees ütles sõna dapper, siis ma saaksin endale lubada juba paari alparkatasid. Et selline, selles suhtes nagu huvitav video. Ja oota, aga sa ei guugeldanud, mida need alparkatad nagu ei, ta ikka videos näitas, need on sellised suvejalatsid, siuksed tekstiilist kingad põhimõtteliselt, millel on selline nagu ma ei tea, siis punutud tallaalused või? Kuidas seda kirjutatakse? Nii nagu ma kuulen. Ja, alparkatas. Ma ei tea, kas C-ga? G-ga. Alpargatas nagu või? Alpargatas. Sattusid mõne otsa. Okei, ma näen. Siuksed tekstiilist kingad. Kenad täitsa, et suvel võiks kanda küll. Pole hullu. Aga jah. Ja selle nagu video vaatamine kuidagi ja sellest hiljem nagu oma abikaasaga rääkimine, sest eriti need kommentaarid ja kõik see asi valmistas mulle nii palju nalja ja rõõmu, et ma pidin seda kohe jagama. Siis sattusin kuidagi nagu täiesti sellesse nagu mehelikkuse nagu jänesauku siis või? Mehelikkusauku. ja sain teada oma abikaasalt, et YouTube on tegelikult täis selliseid nagu kuidas olla õige mees nagu kanaleid, millest ma ei olnudki nagu üldse varem teadlik ja see on nagu ikka täiesti kummastav maailm. Kusjuures selle Gentleman's Gazette'i puhul ma vaatasin veel paari videosid, et mida näiteks väga huvitav oli see, et nad siis rääkisid, et nüüd, kui on see suur koroonaaeg ja inimesed peavad kodudes olema, et siis sa võiksid sellel ajal, kui sa kodus oled, harjutada siis oma gentlemanly skills, ehk siis härrasmehelikke kombeid, mille seas olid muuhulgas ka õpi hindama viskisid, õpi sigareid suitsetama. Õpi, mis on siis tindipliiats, sulepeaga kirjutama ja sellised nagu ma ütleks, et nagu kohati sellisesse nagu naeruväärsesse sellisesse absurdsusesse nagu kanduvad nagu asjad, et sa saad olla härrasmees, kui sa oskad segada kokteile, oskad hinnata viskit, oskad suitsetada sigarit ja kannad nagu õigeid riideid õigesti, et see on nagu sinu selline defineeriv ja ilmselge osa. Ja see nagu kuidagi tuletas mulle meelde kogu seda nagu alfa isaste ja sellist nagu crazy't nagu maskuliinsuse kultuuri, mis on nagu nii naljakas, sest mul on sellega endal nagu siuke naljakas suhe, et ma nagu teatud mõttes nagu ise mõtlen ka, et jah, et ma olen ikka nagu omajagu siuke tändi, mulle meeldib nagu lipsusid kanda ja ma ei tea, kikilipsu kanda ja veste kanda ja osta väga edevaid päevasärke ja muid siukseid asju, aga nagu, et see nagu päris nii crazy asi on mõne inimese jaoks, see tuli mulle, ma ütlen ausalt, isegi kohe täitsa üllatusena. Ja sealt edasi nagu sattudes siis kõikide nende alfa-isaste nagu kanalitele, et milline siis üks õige mees peab olema ja kuidas nagu tagada seda, siin on nagu Eeva suunas mind sellise kanali poole nagu Alfa M, mida ta leidis, et on üks ääretult naljakas kanal, kus on siis sellised videod nagu 5 mistakes damaging your package ja siis on nagu 10 things guys wear that disgust girls ja sellised nagu, kuidas kasvatada õiget habet ja mis asja sa peaksid teadma, kui sa oled ikka täiskasvanud mees, et või mida sa ei tohiks enam teha ja kõik siuksed asjad. Et nagu see tundub mulle täielik selline crazy maailm, millest ma nagu
ma ütlen, et see on nagu nii huvitav, et ma ei ole kunagi nagu aru saanud, et sa pead õppima seda, kuidas olla see sugu, kellena sa sündisid. Aga see tundub olevat nagu mingi ülisuur asi ja ülisuur äri. Ja ma saan aru, et eks ole, et nagu keskmise naiskuulaja jaoks see, mida ma just ütlesin, kõlab nagu kohutavalt absurdselt, sellepärast, et naiste maailmas on see ju nii ilmselge ja nii nagu läbi nagu tehtud, et naine ainult terve elu ju kogu aeg ainult õpibki, kuidas naine olla. Kui ta on õppinud, kuidas olla 18, siis nüüd ta peab õppima, kuidas mitte olla enam 18 ja kuidas 20-ndates olla ja kuidas 30-ndates naine olla, et need on kõik nagu täiesti mingid nagu erinevad rollid, millega kaasnevad mingid nõuded konstantselt, eks ole. Ja võib-olla kõige kummastavam selle juures ongi see, et ma kuidagi alles me oleme siin saates ka nagu sellest maskuliinsuse kultuurist ja alfa ja beta isastest ja muudest sellest rääkinud, aga kuidagi need videod nagu, need videod olid nagu nii intensiivsed oma sisult, et see nagu kuidagi nii jõudis mulle kohale, et see on nagu, et see ongi nagu asi, et on mingi terve kultuur ja ilmselgelt siis ka meeste seas kasvav kultuur, sest nendel kanalitel on nagu miljoneid vaatajaid. Mis ongi nagu see, et sa pead nagu õppima, kuidas olla see sugu, kelleks sa sündisid. Ja. Ma arvan, et see on, sellega seoses meenub erinevaid asju. Võib-olla alustada tuleks siis sellest, et see ju haakub kogu selle lõppematu diskussiooniga, et mil määral on soorollid sisse harjutatud või õpetatud ja mil määral need tulevad kaasa bioloogilise nagu selle stardipaketiga. Aga sinna ma vist ei lasku praegu. Pigem mulle tuleb meelde veel lisaks ka see, et mul on ka vahepeal YouTube visanud ette mingisuguseid mingid nagu lantimisvideoid põhimõtteliselt nagu, et kus nagu mingi dude nagu hüppab kaamera, et okei, ära pane seda video kinni, ma kohe näitan sulle, kuidas saab tšiki voodisse kindlalt 10 minutiga, kui sa lähed tänaval talle nagu juurde ja lihtsalt teed juttu. Ma näitan sulle nagu vaata mingi siuke hästi nagu siuke need on nagu nii maitsetud nagu videod ka, et lihtsalt aga see on hästi selge, et see on mingisugune eraldi tööstus. Ja ma mäletan, et üks mu kursaõde teatrikoolist, Kirsti, kes loodetavasti kuuleb seda, Kirsti kinkis mulle kunagi sellise lantimisraamatu, mis oli, ma ei ole päris kindel, mis kümnendil see hästi populaarne oli, kas 0-ndatel või 90-ndatel juba, aga igal juhul see oli välja tulles siuke nagu omamoodi hitt, selle pealkiri on The Game, mis on siis raamat sellest, kuidas lantida, kuidas saada naisi voodisse. Ja see oli omal ajal nagu hästi siuke nagu, lõi laineid nagu mingit sorti kontingendi seas. Ja eks inimesed ju ongi põhjus, miks reklaamindus on olemas või miks see üldse toimib või igasugune marketing, et see põhjus seisnebki selles, et inimesed on ebakindlad ja inimesed ei tea, mismoodi olla, mismoodi jõuda lähemale sellele, kuidas nad ise ennast ette kujutavad ja tahaksid olla ja mismoodi kuidagi siis aru saada, et mis on ühiskondlikud ootused nende suhtes, mismoodi nendele ootustele vastu tulla, mis vahendeid selleks kasutada, mis kursustel käia, millist meiki kanda, milliseid riideid, milliseid brände eelistada, millist viskit juua ja nii edasi, et kokkuvõttes, ma ei tea, isegi me salvestame seda praegu 12. juunil 2020, et eile siis esitleti maailmale uut PlayStationit, PlayStation 5 ja siis seal muuhulgas näidati uue Spider-Mani mängu treilerit, kus on siis Miles Morales on siis uus Spider-Man seal mängus ja siis seal oli ka selline nagu lööklause, et be yourself, et mis on alati nagu, et see on siuke, see on natuke nagu siuke reklaaminduse selline nagu ma ei tea, mitte kuldlõige, aga see on nagu üks reklaaminduse nagu alustalasid on alati rõhutada seda, et tänu sellele teenusele või tootele sa saad olla see, kes sa päriselt oled.
et kui sa jood Coca-Colat, siis sa saad olla see, kes sa päriselt oled, kui sa mängid uut Spider-mani, siis sa saad lõpuks ometi olla see, kes sa päriselt oled ja nii edasi, et ja omamoodi, noh, kui see oleks kõik täiesti vale, siis kõik ju laguneks koost või noh, kuidagi, et siis need tööstused nagu ei püsiks, aga midagi, seal on ka terake tõtt ja see on põhjus, miks see kõik ikkagi toimib, et selles on terake tõtt, et kui ma saan mängida, noh, ühesõnaga, mulle Spider-Man näiteks on üks mu lemmik superkangelasi või lemmik nagu koomiksi kangelasi, on ju. Et mõnes mõttes jah, see käibki päriselt ka kokku minu identiteediga see, et ma ei tea, vaatan Spider-Mani filme või mängin Spider-Mani mängu, on ju, et see on nagu, see ei ole see nagu üks ja ainus pusletükk, millest mu identiteet koosneb, aga see on miski, mida ma naudin ja mille, ma ei tea, toel on imelik öelda, toel või najal, aga noh, ütleme siis, et mille toel ma nagu kuidagi hoian nagu oma mingisugust nagu huvide ringi koos või oma mingisugust mõttemaailma koos. Mis veel meenub sinu selle mehistumisjutuga on see, et kunagi, ma arvan, et kui ma olin 2020. alguses, siis see oli hästi suur teema mu jaoks. Või no ilmselt hakkas olema hästi suur teema mu jaoks juba siis, kui ma olin nagu sihuke teismeline. Sest et siis kuidagi kerkis eriti teravalt esile see küsimus, et missugune on õige mees. Ja see küsimus vaevas mind raskelt ja jõudis niimoodi ka mu varasemasse loomingusse, näiteks mu esimene näidend, millega ma kirjanikuna nii-öelda nagu debüteerisin mõnes mõttes, noh, ma olin nagu varem ka kirjutanud asju, aga see oli esimene minu kirjutatud teos, mis kuidagi sai nagu avalikku tähelepanu. Ja see oli nagu Poisid vihma käes, kogu selle näidendi peateema ongi see, et milline peaks olema õige mees, et seal need peategelased vabatahtlikult lähevad sellisesse veidrasse psühhoneuroloogia haiglasse, kus neid siis nagu igaühe vajadustele vastavalt muudetakse neid inimestena nii, et nad saaksid olla nagu mehisemad, nii nagu nad ette kujutavad, et mehisus peaks välja nägema. Ja siis ühtlasi umbes sel ajal, kui ma seda näidendit kirjutasin, käisin ma ülikoolis, ma ei mäleta, kas esimesel või teisel või kolmandal, ma ei tea, ühesõnaga käisin ülikoolis esimest korda filmikoolis ja telekoolis ja siis mul oli kursavend Mihu, kes Mihu hakkas minu nagu sükseks nagu mehistumistreeneriks natukene, et ta oli nagu hästi, ta on siuke inimene, kui ta midagi endale pähe võtab, siis ta nagu teeb seda maksimaalselt, on ju, ja siis tal oli siuke periood või meil oli siuke periood, kus ta nagu lihtsalt võttis enda südameasjaks selle, et õpetada mulle, et milline üks härrasmees peab olema, et nüüd me jõuame siia nagu Dandy ja Dapper nagu territooriumile. Ja samamoodi nagu kohkus, kui ta kuulis, et ma ei oska lipsusõlme teha, siis ta õpetas mulle, kuidas lipsusõlme siduda ja meil oli hästi palju nalju sellega seoses. Mingi aeg oli tal väga vaja välja uurida, et kas ma olen gei või ei ole. Siis ta tegi erinevaid nagu teste muga. Kas selleks on mingid oma testid või kas see on mingi selline paberi peal? No ma võin sulle rääkida, mis ta tegi. Näiteks ma tervitused Mihule siin kohal. Tere, Mihu. Et näiteks ma läksin vetsu ja siis ta jooksis mulle järele niimoodi, et pani jala nagu vetsukabiini ukse vahele ja siis pressis ennast ka sinna kabiini, pani ukse lukku ja siis võtsin tal särgi seljast ja siis ütles, et noh, mis on, võta ka särk ära. Ja siis vaatas mulle otsa nagu, ootas, et mida ma järgmisena teen ja siis ma lihtsalt, see, mis ma järgmisena tegin, oli see, et ma põgenesin seal vetsust, jooksin ta eest minema ja siis ta jooksis mulle järgi. See on nagu veits ahistamine, aga okei. Ja no veits jooksis mulle järele ja siis tol ajal
Mihu pruut oli meie ühine kursade ja siis meie ühine kursade Terje ja siis Terje nagu nägi, et Mihu ajab mind taga ja et ta on jälle midagi teinud ja siis ta hõikas niimoodi ülevalt, et Jim, mida ta tegi, mida ta jälle tegi mida ta tegi, et ja siis ühe koolitööna filmitunnis ma tegin siukse lühikese nagu õppevideo Mihuga, kus ta õpetas mulle, kuidas üks härrasmees ühikatoas süüa võiks teha. Et kui ta elab sellistes nagu tagasihoidlikutes tingimustes, on ju, ei ole võib-olla kõige uhkem pliit, ei ole võib-olla kõige uhkem ahi, ei saa toitu osta võib-olla kõige paremast toidupoest, et siis kuidas saab ikkagi jääda härrasmeheks. Ma ei tea, ma peaksin küsima Mihult luba, et kas ma võin selle panna meie Patreoni näiteks meie toetajatele üles, et väiksed õppevideo. See on väga lõbus. Mind huvitab, mis see toidupood on, kust härrasmees võib siis toitu osta? Või peaks? Ei no, peaks. Ma arvan, et Dapper inimene ostab ikkagi kuskilt nagu kallist nagu toidupoest, aga no näiteks Stockmannist, aga tol hetkel tudengitena me käisime Go-Marketis minu arust. Okay. Et ühesõnaga ma olen õppinud palju Mihult ja Mihu tegi ka edaspidises elus veel suuri asju, näiteks ta on sellise filmi nagu Nullpunkt, sellise mängufilmi ja teleseriaali režissöör. Nii et kui keegi on näinud neid teoseid, siis Mihu tegi need. Ja veel mulle meenub, et pärast seda, kui Mihu oma eluga edasi liikus ja mina oma eluga edasi liikusin, siis ma käisin juba teatrikoolis, siis ma tundsin jälle nagu, et mul on vaja ikka nõu, et ma ei tea, mismoodi olla täisväärtuslik mees. Ja siis mu kallis klassivend Tõnis hakkas mu elustiili nõustajaks ja siis ta tuli ta muidu elab Tartus ja siis ta tuli Tartust Tallinnasse. Kas spets selle pärast või? Jaa, spetsiaalselt tuli mind aitama. Hea sõber. sest ma ei olnud hea mees ja siis ta tuli ja näiteks aitas mul hankida mehele sobilikku mööblit koju. See tuletab mulle meelde, et siis ma pole vaadanud viimast 2 hooaega sarjast Queer Eye. No see oli kõige lähedasem kogemus Queer Eye'le oli see, kui Tõnis oli mu elustiili nõustaja. Et aitas mul mööblit välja valida, siis kui see mööbel ei olnud nagu päris, näiteks seal üks kirjutuslaud ei olnud päris nagu sobivat värvi, siis ta lihtsalt võttis ise selle laua, viis oma töökotta, sest et ta on tõeline mees. Ja ei no päriselt, ilma irooniata. Ja siis ta seal töökojas nagu värvis jalad hõbedaseks, metalljalad ja värvis selle laua üleni mustaks ja kõik oli nagu super lahe lihtsalt ja siis tõi selle mulle ja lihtsalt heast südamest tuli ja aitas sõpra nagu hädast välja. Et siinkohal tervitused Tõnisele ja tõesti Tõnis on nagu kõige nagu ma ei tea, täiuslikum selline nagu mees, kui ma mõtlen, milline üks mees võiks olla, siis ta on ilmselt nagu kõige lähemal sellisele nagu täiuslikule mehele, sest et reaalselt ta juba keskkooli ajal näiteks õmbles ise endale riideid ja selliseid nagu kenasid riideid, vaata, mitte nagu mingeid ma ei tea, T-särke ja ta tegi endale pärast keskkooli tegi ise endale akustilise kitarri. Okay. Kuulsid, mis ma ütlesin sulle vist, jah? Et ta lihtsalt nagu, et kui teised inimesed lähevad, vabandust, nad isegi ei lähe enam kuskile poodi, nad lihtsalt tellivad endale Amazonist mingisuguse pilli, on ju. Siis ta läks ehituspoodi, ostis materjali ja siis läks oma töökotta ja siis tegi ise endale täiesti korraliku akustilise kitarri. Aga ütle mulle seda, kas tal on plätusid kodus ja kas ta oskab suitsetada sigarit? Ma arvan, et kui tal on plätud kodus, siis ta on need ise teinud ja sama ilmselt kehtib ka sigarite kohta. Sest et kui sa arvad, et ta ise ei kasvata oma toitu ja ise ei tee oma veini ja õlut ja kõike, et siis sa eksid. Mul hakkab siin... Ja hiljuti ta putitas üles ka oma uue kodu nagu peaaegu et nullist, nii et ühesõnaga. kui ma natukene nagu vaatan seda Dapper või Dandy või kogu seda kultuuri, siis see seostub mul väga
tihedalt sellega, kogu selle hipsterkultuuriga ja kogu see isetegemine läheb mul kuidagi minu peas nagu rohkem nagu sellise hipsterkultuuri alla, et see on nagu see, mida üks ütleme, noor inimene, nii noor mees kui naine, et ootus on see, et tänapäeva noor ikka see teeb ise omale mahekomponentidest leiva ja läheb omaenda kuhugi maakoju, kus tal on maakanad ja siis teeb sellest omal Instagrami pildi, kuidas ta sööb nagu maailma kõige paremat toasti munadega, sellepärast et see on ta enda tehtud leib ja ta enda kasvatatud kanad ja nende munad. Kuigi muidugi siin tekib ka see probleem, et tegelikult äkki hipster üldse ei tohiks kanamuna süüa. Ja ma ei tea, kui ma mõtlen hipsteri peale, siis ta tundub mulle rohkem nagu, hipster on rohkem siuke nagu, et ta nagu oskab tellida endale nagu neid häid aksessuaare ja osta seda õiget käsitööõlut selle õige mehe käest. Tändi peaks ka olema ikka see, kes nagu, ma ei tea, läheb kuhugi baari ja siis nipsutab käsi ja talle tuuakse klaas kätte, et ta võib-olla ei ole nagu nii hands-on. Et see nagu see ikkagi tõeline mees. Me räägime siin nagu karumeestest. Teevad ise. Just. Kuldsete kätega mees on ju siuke tiitel olemas. Neid on olnud maailma ajaloos ja neid on veel järel ka. Kunagi oli Eestis M-klubi Eesti televisioonist. Ma ei tea, kas sa vaatasid seda. Ma sain aru, et kogu selle asja point oli, et seal oli nagu kõikidele meestele vastavad mehed. Et seal oli nagu selline väga mehine mees, kes nagu ütles tõsiselt ja siis seal oli siuke pehme mees ja natuke ülekaaluline pehme mees ja natuke joodik mees ja et nagu iga mees pidi sealt nagu justko leidma omale selle eeskuju, siis ma saan aru. Ja ma enam ei mäleta nii täpselt, ma ei mäleta neid tüpaaže isegi, aga ma mäletan umbes, kes seal näitlesid ja ma mäletan, et mulle lapsena väga meeldis see sari. Ja mulle ka, aga ma ei ole isegi kindel, miks ja mis seal sisus oli. Ainuke tegelane, kes mul reaalselt meeles on magister, sest minu meelest oli kõige noorem ja järelikult umbes nagu vanusevahe ei olnud päris nagu 4-kordne, et võib-olla nagu 3-kordne, siis oli lihtsam identifitseerida. Kas magister oli Jaanus Rohumaa või? Võis küll nii olla. Mul on hästi raske tänapäeval enam meenutada kõiki neid näitlejaid, kes seal mängisid. Ma juba hakkasin nagu reaalselt guugeldama. Magistrit mängis tõesti Jaanus Rohumaa. No võt, jaa. Aga see oli ka, see on ainus karakteri nimi, mis mulle praegu meelde tuleb, teisi tegelasi. Seal oli veel maahärra Marko Matvere. Just, tema oli siis see mehine mees. Sügava häälega ja selline, nagu pani paika. Oli Tõnu Kark, Monseigneur, natuke siuke pehme veidi, eks ole. Kas ta oli natuke tändi? Vot, mul tõesti on raske nagu peas meenutada kõiki neid asju. Jüri Kriukov oli Milord. Seda tegelast ma ei mäleta üldse. Kriukov oli seal veel. Ain Lutsepp oli Majesteet. Raivo Rüütel oli Marquis. Jaan Rekkor ka väga hästi meelde jäänud kõikidest nendest oli Marssal. Tema oli natuke meremees tüüpi või siuke suure habemega vist oli ta, kui ma mäletan õigesti. Ja lisaks siis Jaanus Rohumaale, kes mängis magistrit, oli seal ka Aarne Üksküla, kes oli siis meister ja muidugi lisaks siis Anu Lamp kui Liisi, siis see nii-öelda see naine sarjas siis nii-öelda. Ja, mul on tunne, et on aeg M-klubi tagasi tuua nagu, mitte nagu uus versioonina, vaid ma arvan, et see tuleks panna kuskile. Kas seda ei ole kuskil ERR-i mingis järelvaatamises? Jupiter on ju see nende uus kanal. Ma pean kohe vaatama, kas M-klubi on Jupiteris olemas ja kui ei ole, siis see on ju ainult nagu miks ei ole. Ja kui ei ole, siis see tuleks kõik panna, ERR peaks selle kõik ruttu panema YouTube'i, sest et maailmas on miljoneid abivajavaid mehi, kes ootavad, et keegi annaks selget nõu ja pakuks välja rollimudeleid, mille järgi olla mees lõpuks ometi. See on huvitav auk, kuhu nagu sattuda. Ütleme, kogu see meeste videod YouTube'is võtaks selle kui selline žanr, sellepärast, et kui ma hakkasin, esimest korda, kui ma sattusin selle video otsa, oli see enam-vähem täpselt nii lihtne, et põnev video sellest, kuidas lipsu kanda ja mis võiksid olla huvitavad alternatiivid lipsudele, et kuna ma juba natuke siuke tändi olen, oleks päris põnev uurida, mis see on.
ja sa satud nagu noh, seal on nagu sellist kasulikku infot, seal on nagu põnevat infot ja kuidagi väga kiirelt läks asi noh, nagu minu enda jaoks nagu kriipiks kätte ära, aga kui sul nagu ei ole seda tunnetust või seda taustainfot ja see ei lähe sulle kriipiks, siis see tegelikult annab nagu lõpptulemusena päris kohutavaid nõuandeid. nagu näiteks alkoholi propageerimine ja ka suitsetamise propageerimine ei ole võib-olla nagu okei, et jaa, et noh, selles ei ole midagi halba, kui sa õpid kirjutama sulepeaga, palju õnne. Aga noh, nagu kuidagi sellist nagu üleolevust õpetavad nagu lähenemised ja väga tihti nagu need meheks olemist nagu kanalid räägivad sellest tegelikult, kuidas olla üleolev, kuidas olla parem kui teised, kuidas olla kaunim, tugevam, jõulisem, parem kui teised. Ja noh, samamoodi see Alfa M kanal, kus nagu väga ruttu läks asi sellelt, et noh, nagu ma vaatasin esimest videot, et kuidas olla alfa mees ja esimesed nagu soovitused olid umbes sellised, et ole enesekindel ja ära nagu tee teisi maha. Et need olid nagu 2 mingit esimest asja enam-vähem, et nagu, et õige alfaisane ei tee kunagi kedagi maha, ei nori kedagi, ei ründa kedagi. Ja sa mõtled, nagu kuule, täitsa nagu noh, ma ei tea, päris nagu mõistlik nõuanne. Ja see läheb väga kiiresti selleks, et nagu kuidas nagu rääkida ja käituda naistega nii, et nad sind tahaks. et see nagu hüpe on nagu või kuidas sa tead, et sulle on nagu liiga vähe testosterooni ja muud nagu pool pseudoteaduslikud mingid siuksed asjad, et sul peaks nagu kogu aeg nuga kaasas olema ja sa peaksid alati olema nagu musklis ja tugev ja see läheb nagu väga ruttu selliseks nagu stereotüüpseks ja nagu liig lihtsustatuks ja isegi kohati nagu kahjulikuks ja noh, nagu toksiliseks, et noh, nagu see termin meil on tänapäeval noh, nagu üsna selgelt ju teada, toksiline maskuliinsus, et noh, me tegelikult sellise nagu lähenemisega toome ühiskonda pigem nagu negatiivseid tendentse kui positiivseid ja see on üllatavalt kiiresti, sest tõesti noh, nagu see läheb nagu umbes sellest, et nagu õpi, kuidas siduda oma lipsu kuni selleni välja, et sa pead olema nagu mingi, ma ei tea, naistemurdja. See on nagu reaalselt mingi 1 video kaugusel. ja. See toksilise maskuliinsuse teema on miski, mis on varemgi meil saatest läbi käinud, kui me oleme siin arutanud Me Too'd ja üleüldse, ma ei tea, enda sobitumist mingitesse nagu mehe mudelitesse või soomallidesse. Aga kui mitte minna selle nagu mürgise poole juurde või nende, ma ei tea, problemaatilisemate aspektide juurde, siis tegelikult ju meheks saamine või meheks olemine on miski, millele tuleb nagu paratamatult mõelda ka siis, kui inimene on vanuse poolest juba noh, täisealine ja nagu nii-öelda nagu mehe eas, et mõnes mõttes nagu et see ongi igaühe enda otsustada ja teha, et milline inimene ta tahab olla ja olla tulebki ju eelkõige inimene ja alles siis mees, isa, sõber, mis iganes, kes iganes, on ju. Aga see teema meenutab mulle ühtlasi ka sellist käsitlust, mille kohaselt, ma ei tea, kes selle käsitluse autor on, aga selle käsitluse kohaselt on meestel elus vaja ka teisi isasid peale selle isa, kes neil nagu, on ju, kes on nende bioloogiline isa või kes neid on kasvatanud. Et inglise keeles see mõiste on secondary father. Ma ei tea, kuidas seda nagu normaalselt eesti keelde ümber panna, aga põhimõtteliselt nagu mitte teisejärguline isa, sest et see kõlab valesti, on ju, aga ma ei tea, teine isa kõlab nagu lisaisa. Lihtsalt ja lisaisa. Lisaisa, jaa. Ja ma olen sellega nagu hästi nõus kuidagi või noh, ma jällegi ei saa rääkida ju
kõigi teiste meeste ja noormeeste ja poiste eest, aga ma olen seda oma elus väga selgelt tundnud, sest et mina kasvasin üles ilma isata, nii et mul ei ole kunagi olnud elus peres nagu sellist nagu meessoost eeskuju. Ja ma kogu aeg ütlesin kõigile ja ise uskusin ka, et ei olegi vaja tegelikult, et mulle nagu sobis väga hästi see nagu naiste karjas üleskasvamine või see on kuidagi on sattunud nii, et üleüldse mu elus nagu pigem nagu ümbritsevad mind naised kui mehed. Ja tänu sellele ma vähemalt nagu endale olen kogu aeg öelnud nagu, et või sisendanud, et tänu sellele mul ongi parem arusaam justkui naistest ka või kuidagi ma olen nagu, mul on justkui lihtsam saada läbi naistega kui meestega. Ja see on peamiselt, ma arvan, tulnud sellest, et ma olen üles kasvanud koos oma vanaema, ema ja õega, kes on olnud nagu kogu aeg sellised nagu väga tugevad mõjutajad kõrval mu sellistel nagu üleskasvamise aegadel. Aga hiljem ma ikkagi olen küll jõudnud sinna punkti, kus ma olen saanud endale nagu tunnistada, et tegelikult ma olen alati otsinud sellist nagu isa kuju ka ja nüüd küpses mehe eas, nagu ma olen, on mul taastunud ka side oma bioloogilise isaga ja see on olnud nagu äärmiselt vägev ja äge, ja see on täiesti eraldi suur teema, aga see ongi nüüd tulnud nagu hiljem kõvasti, nüüd see on tulnud sellisel ajal juba mu elus, kus ma juba olen pidanud mingid väga olulised asjad enda jaoks ära otsustama ilma oma nagu päris isa toe või nõu või abita, eks ole. Ja ma olengi tagantjärele saanud aru, et minu teised isad siis lõppkokkuvõttes olidki erinevad kirjanikud. Mm-hmm. Ja see ei olnud üldsegi kuidagi mingi triviaalne mõju või mingisugune sükke nagu, ma ei tea, mingisugune nagu ülepaisutatud mõju, vaid see oli täitsa päris värk, et seda, mismoodi elus hakkama saada, mismoodi üldse nagu, ma ei tea, toimida inimesena, seda ma õppisin oma lemmikkirjanikelt ja näiteks Chuck Palahniuk väga selgelt on minu nagu teine isa. Ma olen naljatledes öelnud, et nad on mu nagu kirjanduslikud isad, on ju, aga nad olid mu teised isad. Samamoodi Bret Easton Ellis ilmselt, samamoodi üks isadest, Douglas Copeland samamoodi üks isadest. Ja ma ei tea, mida ma oleksin teinud ilma nende abita nii-öelda või ilma nende loominguta. Kui me räägime sellest, et ma ei tea, Spider-Mani uus mäng lubab inimestel olla nemad ise, et siis nende kirjanike teosed reaalselt aitasid mul aru saada, et kes ma olen ja tõid mind nii-öelda sellele iseendale lähemale. Et kuidas sul on, kas sa oled elus otsinud endale teisi isasid, kas sa oled neid leidnud? See on väga huvitav mõte. Eriti ka just sellepärast, et ma tõesti ei olegi selle peale kunagi tulnud. Muidugi nagu väga, väga erinevatel põhjustel, minul on olnud terve minu elu väga hea isa ja mul ei ole nagu selles suhtes seda muret olnud, et ma justkui nagu peaksin leidma asendust. Ja minul nagu see, sarnaselt sinule väga suur osa minu sõpradest on naissoost ja naised on minu elus, ma ütleks nagu läbivalt alati palju olulisemat rolli mänginud kui mehed. Olnud lähedasemad sõbrad ja kuidagi nagu üldse nagu olulisemad verstapostid. Ma ei tea, kas on ilus nimetada sõpra verstapostiks. Ei kõla hästi. Mitte eriti. Ütleme siis olulised kontaktid.
maailmaga. Võib-olla sa tahtsid öelda tugitalad näiteks? Jah, näiteks. Kõlab palju paremini kui verstapostki, millest mööda jalutada. Kargud. Aga mina kuidagi, mina sattusin sellele pigem niipidi, et ma mäletan põhikoolis eriti. Enne põhikooli lapsena pigem ei olnud nagu väga vahet, mis soost keegi on. Sa mängid, kellega sa mängid, eks ole, ja koolis, kui nagu need soorollid ja kõik see, et nagu poisid versus tüdrukud ja kõik see nagu selline vastandamine ja muu selline nagu mängu tuli, siis esialgu, eks sa ikka nagu oled omadega nii-öelda, aga kuskil põhikoolis ma mäletan väga selgelt seda, et mu klassivennad väga tugevalt norisid mind ja terroriseerisid mind ja ma ei tahtnud nendega väga nagu tegemist teha. Ja siis ma selle asemel sotsialiseerusin väga palju oma klassiõdedega. Ja sealt edasi nagu olengi peaasjalikult ikkagi alati olnud sellel poolel, et tõesti naised on minu elus nagu suuremat rolli mänginud ja samamoodi nagu sina, ma vähemalt tahaks mõelda, et see on mind muutnud paljude asjade suhtes nagu mõistvamaks ja targemaks ja võib-olla nagu empaatilisemaks. Aga isegi kui mõtlen nagu oma teadlase kogemuse peale ja sellele, kuidas see nagu asi mul akadeemias on olnud, siis seal võiks tõesti nagu mõelda, et ma olen otsinud seda nagu meessoost eeskuju. Ja mul on olnud nagu läbi kogu minu akadeemilise kasvuperioodi või kogu minu teaduse õppimise perioodi on olnud nagu üks meessoost juhendaja, keda ma nagu ääretult hindan ja kes mulle väga palju õpetas ja kes on olnud väga tähtis inimene minu kujunemises just selles staadiumis. Aga samas seal kõrval on mul olnud ka 3 naissoost juhendajat. et enamus minu akadeemilised juhendajad on ikkagi olnud naissoost ja jällegi samamoodi ma olen neid ääretult hinnanud ja hindan siiamaani ja nad on olnud nagu väga samamoodi nagu erinevatel viisidel, aga väga olulised nagu sellised olulised eeskujud ja olulised nagu osad kogu sellest kujunemisest ja õppimisest. Nii et mul on nagu väga raske otseselt leida seda nagu hetke või distsipliini, kus mul oleks nagu sarnane koht, aga samas ma ei saa seda ka eitada, sest näiteks kui ma mõtlen nende eeskujude peale, keda ma olen otsinud nagu väljaspoolt oma elu, siis teadlaste puhul Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, mingitel perioodidel Adam Savage, erinevad Richard Dawkins, Daniel Dennett, erinevad nagu ütleme selle skeptitsismi teaduse kogukonna nagu esindajad, teaduse populariseerijad on olnud mehed. See kamp inimesi üleüldiselt ei ole väga mitmekesine, kui me räägime nagu ka tänases kontekstis üldse laiemalt mitmekesisusest. Ja need on nagu väga tihti mehed ja vanemad valgenahalised mehed peaasjalikult, aga see on küll tõesti olnud selline nagu pool, kus võib-olla ma olen otsinud selliseid nagu tugevaid meessoost nagu eeskujusid, kelle poole siis püüelda. Ja huvitav on see, et nüüd hilisemas elus, eriti nagu kogu keskkonnavaldkonnaga on nii tihedalt seotud, eks ole, majandusvaldkond ja majandusvaldkond on mind palju rohkem huvitama hakanud. Siis nüüd ma selles valdkonnas väga palju nagu lähtun sellest või vaatan seda, mida teevad nagu naised selles valdkonnas. Mis on kuidagi nagu huvitav selles suhtes, et näiteks ma ei teagi selles suhtes, et millised nagu need üleüldiselt, ma tean majandusest nii vähe, et ausalt öeldes ma ei teagi, kes on nagu need peamised nagu majandusteadlased, keda peab nagu jälgima, aga täna ma olen väga palju uurinud selle kohta, mida Kate Raworth kirjutab Donut Economics või ütleme sellistel teemadel. Ja ütleme niimoodi, et see
see maailm on minu jaoks nii nagu tundmatu, et võib-olla ma ei tea, mis need on, aga mind on see, mis need nagu põhilised suunad on, mida üldse vaadata, aga kui me vaatame nagu kestlikkust ja selle sidumist majandusega, siis seal need nagu tugevad tegijad, lisaks ka Mariana Mazzucato, kipuvad olema naised. Ma ei tea, kas sellel on mingi põhjus selles osas, et mis väärtused kipuvad naistel tihedamini olema või kuidas on lähenetud erinevat moodi nagu majandusele, aga täna see kipub jällegi nagu teistpidi olema, nii et need asjad mu elus kipuvad nagu liikuma ühele ja teisele poole. Ma ei ole üldse enam nagu vist koherentne oma kõneviisis. Kuidagi nii ära vajunud siia mikrofoni taha. Ei, enam-vähem. Ma olen suga kaasas. Ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle peale, et mismoodi üldse defineerida lisaisa. Et mis vahe on lisaisal ja lihtsalt eeskujul. Ja kui ma pean seda ise siin nagu niimoodi ehku peale defineerima, siis ma ütleks, et see vahe seisneb selles, et eeskujusid saab olla igasuguseid, eeskujud võivad inspireerida paljudel erinevatel põhjustel ja eeskujusid saab olla hästi palju, aga see inimene, kes asub sinna teise isa või lisaisa kingadesse, peab ilmselt olema keegi, kes mingil fundamentaalsel tasandil juhatab sind lähemale mingitele nagu elu põhialustele või inimeseks olemise põhialustele. Ehk siis, et see on midagi, mis on selles mõttes nagu kestvama mõjuga ja kuidagi kandvam kui mõni muu asi, mis on lihtsalt äge. Et see ei ole nagu eeskuju, vaid see peab olema midagi, mis nagu fundamentaalselt kuidagi muudab sinu nägemust elust. Ja mis kuidagi aitab päriselt kaasa sinu nagu, ma ei tea, kasvamisele, arengule. Paljudel inimestel on selleks teiseks isaks treener näiteks, mis on ilmselt isegi nagu tüüpilisem valik või variant tegelikult. Ja ma väga selgelt mäletan, et kui ma käisin judo trennis varateismelisena, siis minu treener Andres Lutsar vabalt oli ilmselt üks siuke nagu varasem siuke eeskuju selles osas. Eeskuju, kes siis juba nagu oli midagi enamat kui eeskuju. Et jah, kui kuidagi niipidi defineerida, ma ei tea, kas see teeb sinu jaoks midagi selgemaks või aitab kuidagi selgemini mõelda, kas sul on olnud selliseid inimesi elus või mitte? No selles osas küll, et jällegi, kui me jõuame nagu tagasi sinna akadeemia maailma, siis akadeemilisel maailmapildil on olnud nagu ääretult oluline roll minu isiksuse väljakasvamisel ja samamoodi nagu sinul on olnud kirjandusel see roll, siis ma arvan, et nagu see on nagu küll üks asi, kus ma tunnen nagu mingisugust sarnasust, et ütleme ka lihtsalt nagu sellel, kuidas ma üldse nagu, kuidas ma suhtun elusse või kuidas ma mõistan elu ja asju maailmas, et siis need nimed ja need isikud, keda ma enne ette lugesin koos kõikide oma vigade ja muredega, Richard Feynman samamoodi üks nende seas, kelle vigadest me alles ükskord siin rääkisime, et nagu need inimesed on olnud väga olulised selles osas, et defineerida see, kuidas ma mõistan maailma, et ma ei tea, kui palju on nagu seal mänginud rolli nende sugu ja see, et kas ma olen nagu võib-olla alateadlikumalt nende poole vaadanud kui sellistesse meessoost või siis lisaisadesse, aga kindlasti on nad nagu olnud mulle vajalikud selle mina-pildi kujunemisel, et ühel või teisel viisil siis. Ja ma arvan, et see on veel üks koht, kust see diskussioon saab minna väga selliseks, ma ei tea, et siin on palju harusid, mida mööda saab minna, et saab ju ka küsida, et miks peab tingimata olema lisaisa, miks ei või olla lihtsalt nagu
üleüldisemalt mingi lisavanem lihtsalt, on ju, või keegi, et mis see isadus siin nagu, mida see siis tähendab täpselt, et mis on see isalik panus, mis on selgelt erinev emalikust panusest. Aga jällegi võttes oma mätta otsast, olles üles kasvanud ainult ümbritsetuna naistest, siis seal oli lihtsalt oli mingeid teemasid, mida ma tundsin, et ma ei saa nendega arutada. Või et kuidagi, et see või ma igatsesin nagu mehe perspektiivi ja mulle tundub, et minu elus näiteks väga selgelt kuidagi nagu mingid nagu enesekindluse ja siukse nagu ma ei tea, enesekindlus, eneseusk, need on kaks väga sarnast asja, peaaegu üks ja sama asi, on ju. Aga kuidagi, et mingid siuksed nagu, ma ei tea, nagu turvalisusega, et ma tunneks ennast maailmas turvaliselt ja siukse enesekindlusega seotud teemad kuidagi olid miski, mida ma tundsin, et mida võiks tuua mu ellu mõni nagu isa. Ja kuna mul isa ei olnud, siis ma oletasin, et see kõik ongi puudu just sellepärast, et mul isa ei ole. Et kui oleks, siis mul oleksid need asjad selgemad. Ja ma ei ole nagu ainus inimene, kes on niimoodi ennast analüüsinud ka, mis annab alust arvata, et võib-olla see ei ole mu enda ettekujutus ainult, et olen märganud teisigi inimesi tegemas tähelepanekuid, et kuidagi mehed, kes kasvavad üles nagu hea isa kujuga oma perekonnas, kipuvad nagu mingi koha pealt olema nagu palju chillimad ja kuidagi enesekindlamad. Aga nüüd jällegi ma vaatan sulle otsa ja sa ütlesid, et sul on super isa. Aga sa oled samasugune nagu ärevuse meister nagu mina, nii et ma ei tea. Jah, mina ei ole võib-olla väga hea näide sellest, et ma kuidagi nagu rahulikum enesekindla oleksin. Mind kohutavalt ajab närvi selle kogu diskussiooni juures see, et ma ei suuda mõelda välja isa kõrvale mingid head nagu seda väljendit ema kohta. Ainuke, mida ma suudan välja mõelda, on preemia ema. Aga see on nagu trophy wife praegu. Preemia ema. Sellel on päris suur probleem tõesti. Preemia ema. Ei. Ma ei suuda sellest preemia emast enam edasi mõelda. See jäi natuke liiga kinni. See natuke jäi nüüd kinni mul nagu kuskile niimoodi, et võib-olla nüüd on õhk ka täiesti otsas siin teki all. Võib-olla nüüd on õhk otsas. Mul hakkas vahepeal vihma sadama, ma ei tea, kui palju sellest nagu mikrofoni jõudis, eks siis... Ma ei kuule midagi. Eks siis me hiljem kuuleme ja näeme. Nagu näha väga midagi. Igal juhul ma arvan, et kokkuvõtteks nagu, ma usun, et peredünaamikaid on väga erinevaid ja ma ei arva, et on mingi selge viis, kuidas olla isa ja mingi selge viis, kuidas olla ema. Kui välja jätta see, et isa ei saa sünnitada, aga ema saab, on ju, et need on sellised bioloogilised, kehalised iseärasused ja funktsioonid, aga mis puutub sellisesse nagu, ma ei tea, sotsiaalsesse rolli ja kuidagi sellesse, et mismoodi üks või teine vanem saab nagu lapse arengusse panustada, et ma arvan, et seal on nagu, et see on nagu iga pere oma kokkuleppe küsimus ja oma vahelise sellise klapi küsimus, et mil viisil saab üks vanem täiendada nagu omamoodi ja teine ka omamoodi, et probleem tekibki sellest, kui laps tunneb, et tal on millestki puudus, et on mingi osa sellisest vanemlikust mõjust või eeskujust või vanemlikust hoolest, mida ta ei saa oma vanemalt ja mida ta võiks saada mingilt teiselt vanemalt, et kui sealt on mingisugune tasakaal puudu, et siis saabki hakata seda ka kuidagi igatsema ja saab hakata projitseerima seda siis mingile müstilisele ideaalvanemale, kes on kuskil kujutluses olemas, aga keda füüsiliselt ei ole kohal, on ju. Et ühesõnaga siuke kokkuvõttev
kokkuvõte minu poolt siis selline põhimõtteliselt, et jah, et ma kuidagi üles kasvades olen alati arvanud, et ma tunneksin ennast maailmas turvalisemalt ja ma oleksin enesekindlam inimene, kui ma oleksin saanud kasvada koos isaga. Ja no lihtsalt, et mul oligi ka nagu, mul üks meessoost isik oli kodus, aga ta ei võtnud kunagi nagu seda aktiivset isa rolli, see oli mu vanaisa, kes 3 aastat tagasi meie seast lahkus, aga ta kuidagi, ta oli nii kauge, et mul temaga nagu ei tekkinud kunagi selle tasandi suhet, et ma oleks tundnud, et ta oleks mind nagu isana seda kuidagi juhendanud, nii et kuna mul ei olnud elus sellist meest, siis ma tegelikult ikkagi otsisin seda meest ja ilmselt otsin tegelikult siiamaani. Ma arvan, et see ei lähe kunagi ära. Ma võin sulle saata paar YouTube'i kanalit, mis võivad aidata. Aga pigem ilmselt ei aita. Aga kas need kanalid räägivad sellest, et kuidas kanda tennisesokke ja plätusid? Selle kanali nimi on Linus Tech Tips, kuidas kanda tennisesokke ja plätusid. See on täitsa olemas. Aga jah, eks selle muidugi toksilise maskuliinsuse juurde nagu tagasi tulles on ka kahjuks omajagu isasid, kes näevadki oma rolli sellise eemal oleva ja nagu võib-olla peavadki seda nagu maskuliinseks omaduseks, et sa oma isa rollis ei ole nagu ligipääsetav ja pigem nagu ei kannad seda rolli kuidagi nagu eemal olles ja teistsugusi väärtusi silmas pidades. No paljuski seda omistatakse ka boomerite põlvkonnale, kui tahta minna sellele teemale. Nendesse kategooriatesse, põlvkondlikutesse kategooriatesse, et isegi Tony Soprano igatses ju sellist vana head mehe tüüpi, kes oleks the strong, silent type. Kui, ma ei tea, kas vaatasid Sopranosid või ei vaadanud? See mul närvikava ei pea vastu. Ma ei ole nii chilli enesekindel inimene. Üks parimaid sarju maailma ajaloos, üks parimaid see ei ole linateos nii-öelda, seda pole kinos ilmselt näidatud, aga ikkagi, no ühesõnaga, aga maffia boss, seda sa tead, et Tony Soprano oli maffia boss. Jaa, ma tahtsin just öelda, et vähemasti mu närvikava oli nii tugev, et vaadata ära selline film nagu The Godfather, mis tõesti oli väga hea. Okei, no minust Godfather on täpselt sama kõhe kui Soprano. Lihtsalt, ma saan aru, et Sopranod kestavad kauem. See on rohkem, nagu väga palju rohkem osi kui ristiisal. Aga ühesõnaga, lühikokkuvõte, Tony Soprano maffia boss, aga suurte nagu psühholoogiliste, emotsionaalsete probleemidega läheb teraapiasse, tunneb suurt häbi sellepärast, et ta läheb terapeudi juurde ja see terapeut on veel selline kena naine, mis on omamoodi nagu kergitab erinevaid küsimusi Tony jaoks isiklikult, et ühest küljest nagu tunneb, et see on võib-olla nagu piinlik minna mingile naisele halama ja teisalt tal tekib ka natuke selline nagu iha selle naise vastu ja siis ta mingisugusel ühel teraapiasessioonil siis ütleb oma terapeudile, et kuhu on kadunud see vana hea mees, see õige mees, the strong silent type, et ta ise ka oma unelmates ta oleks selline mees, aga näed, on hoopis siuke nannipunn, kes peab istuma seal terapeudi pehmes tugitoolis ja nutma taskurätikusse rääkides, kui raske ta elu on. Jah. Aga jah, boomer mentality. Ühtlasi ka see seriaal Succession, mida ma sulle soovitasin meie lisasaates, nüüd kui pinge on maas. Successioni ma vaatasin ka nüüd lõpuni ja seal on ka keskne karakter, kelle ümber kogu see ülejäänud tegelaskujude mis on planeetide süsteem siis või? Mis selle päikesesüsteem, et tema on nagu see päike seal, tema on nagu see päike, on samamoodi siuke boomer, siuke kõige klassikalisem siuke strong silent type boomer, kes on emotsionaalselt väga kauge ja loetamatu oma laste jaoks, aga ometi omab nende üle
tohutult suurt mõju ja kontrolli. See on nagu ka sellest perspektiivist igasuguse isaduse ja toksilise maskuliinsuse perspektiivist super huvitav materjal, mida vaadata. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma olen kunagi seda Eevaga arutanud, et vist ei ole telekas väga häid isa kujusid. Või ütleme üldse nagu meedias, et nagu isad kipuvad olema meedias alati väga vigased tegelased. Muidugi arusaadavatel põhjustel ka, et kui sa tahad luua pinget, põnevust, siis sa lood tegelikult ju vigased tegelased ja vigased inimesed ongi vigased, et sa nagu kuidagi pead seda ju rõhutama ja näitama. Aga väga vähe on selliseid nagu häid isasid meedias. Mul tuleb praegu pähe ainult Bob's Burgersi multikast pärit isa Bob, kes on tegelikult siuke positiivne tegelane täitsa. Oma mitme, muidugi ka väga vigane tegelane, aga isana väga nagu selline hea. Aga väga vähe tuleb nagu meelde. Tavaliselt on nad sellised nagu tavaliselt isadel keeratakse üle seda, kas seda nagu strong silent või siis angry type. Mul tuleb kohe ette Reed sarjast That 70's Show, kes lubab kõigil alati nagu jalaga tagumikku anda. Kui ei tehta nii, nagu tema õigeks peab. Või siis nagu sellised hästi ülemeelikud ja koguni nagu rumalad või siis vähemasti nagu hoolimatud või reckless on see sõna vist, mida ma otsin nagu, ma ei tea, Homer Simpson või veel hullem Peter Griffin või neid nagu Al Bundy oli lihtsalt teistmoodi probleem. Selle mehe muradest ei jõua nagu rääkima hakatagi. Jaa, huvitav. See on, ma ei ole mõelnud selle peale, aga samas, ma olen mõelnud selle peale, et üleüldse ju igasuguses kirjanduses ja ma pean siin silmas kirjandust, mis on paberil, kui ka kirjandust, mis on ekraanil, näiteks seriaali või filmi või videomängu kujul. Seal ikkagi kehtib see printsiip, et kes ütles seda? Seda ütles jällegi mingi oluline inimene. Aga mingi oluline inimene ütles, et seda ütles Michael Keatoni isa, ütle mulle nüüd tema nimi, kes suri ka mitte just kaua aega tagasi. Ma ei tea, miks mulle tuleb pähe ainult nimi Diane Keaton, aga see ei saa olla õige. Ma ütlen sulle kohe. See oli Kirk Douglas, on mul õigus? George Douglas. Oot, ei, ma ei ei, mitte Michael Keaton. Vale inimene. Igal juhul, ma arvan, et Kirk Douglas. Nii. Jaa, Kirk Douglas. Kirk Douglasi poeg on Michael Douglas. Mitte Michael Keaton. See kõik juba kõlab nagu loogilisemalt. Kirk Douglas vist vestluses oma poja Michaeliga, nad rääkisid nagu pahade ja heade tegelaste mängimisest. Ja Kirk Douglas ütles, et vooruslikkus ei ole fotogeeniline. Jah, sina oled näitleja, sinult on seda hea küsida, kas sul on põnevam mängida nagu kurikaela või kangelast? Ei ma arvan, et see on suht lihtne vastus, et alati, ma arvan, et alati ongi põnevam mängida halbu tegelasi, alati on põnevam kirjutada halbu tegelasi, sest et seal on rohkem, saad aru, seal on rohkem kaalul nagu, või seal on rohkem, see annab võimalusi nagu avastada rohkem kuidagi inimloomuse kohta, sest kui sul on ja see läheb tagasi jälle üleüldse nagu selliste nagu loo jutustamis, ma ei tea, põhialuste juurde, et kui sa üritad kirjutada lugu, kus kõik läheb hästi,
tegelased ärkavad hommikul üles ja hommik on nii kena ja ilus ja kõik on hästi õnnelikud ja siis lõunaks nad on veel õnnelikumad, kui nad olid hommikul, siis juhtub üks ootamatu asi, tuleb üks üllatus, mis teeb neid veel õnnelikumaks ja siis päeva lõpuks nad on õnnelikumad veel, kui nad olid kogu varasema päeva peale kokku ja nii juhtub järjest iga päev ja keegi ei frustreeru sellest, sest see on nii normaalne, et kõik läheb aina paremaks ja kellelgi halvasti ei lähe. Et siis see oleks lugu, millega mitte ükski inimene maa peal ei suudaks suhestuda, sest mitte kellegi hommik isegi ei ole nii hea, et seal ei oleks mitte ühtegi häirivat asja, et isegi ei löö varvast ära kogemata või ma ei tea, isegi umbes, mis iganes nagu ei ole ühtegi vinni näos või et alati on mingisugune takistus meie igapäevaelus, on ju. Ja see võib olla väga väike asi, nagu mingi vinn näo peal, aga see võib ka olla mingi väga suur asi, nagu näiteks COVID-19 ja inimene on kaotanud oma firma. Kuna nüüd hakkas äikest sadama, siis ma pean vahepeal panema oma akna kinni. Okei, muidu sa upud ära sinna. Aga ma võin rääkida edasi. Et Ivo, ma kommenteerin, live kommentaar, Ivo pani akna kinni. Nägin, tal on väga suured musklid. Nii. Ivo, kus sa need musklid said, millega sa selle akna niimoodi mehiselt kinni panid? Ma vaatasin YouTube'ist videosid, et peavad olema. Okei, väga hea. Et ühesõnaga, et alati on mingid takistused ja inimesed suhestuvad ikkagi tegelastega, kes peavad ületama raskusi oma elus, kes peavad langetama raskeid valikuid ja pahad tegelased tihtipeale, kui nad ei ole plakatlikud ja ühedimensionaalsed, lihtsalt sellised nagu kurjad tegelased, on ju, kes on, ma ei tea, kihvadega ja tahavad ainult halba ja mingit nagu psühholoogiat seal taga ei ole, et kui nad ei ole nagu sellised lamedad ja mõttetud, siis nad on ikkagi nagu huvitavamad, et saatan on huvitav tegelane, saad aru? Sest et ta nagu Jumal ise mõistis ta hukka nagu, kui halvasti saab minna. See on nagu rock bottom, vaata, on ju. Ja see, ühesõnaga jah, et räägi. Mul on üks telekokk, kes on mu lemmik telekokk üldse maailmas. Alton Brown, ma olen tast ilmselt nagu varem rääkinud ka. Ja tema on huvitav tegelane, ta üldse nagu igas mõttes on huvitav tegelane, ta on õppinud filmikunsti ja alustas üldse nagu muusikavideode tegemisega, ta tegi R.E.M.ile näiteks sellise video nagu The One I Love ja seetõttu ta liikus edasi ja sai kuulsaks loomulikult oma toiduteemaliste sarjadega nagu Good Eats, mis on tõesti nagu tema selline elutöö seni vähemalt olnud. Ja temaga on nagu alati väga huvitav intervjuusid kuulata, sest need tavaliselt ta nagu, kui ta räägib sellest nagu toiduteemaliste saadete tegemisest, siis ta räägib sellest mitte nagu kokk, vaid ta räägib sellest nagu filmitegija ja filmikunst on talle nagu ääretult oluline ja huvitav teema. Ja ta ise nagu väga, ta nagu väga hands-on nagu nii režissöörina, ma ei tea, mis see cinematograph eesti keeles on, videokunstnik. Kaameratöö. Anyway, ta nagu tegeleb väga paljude asjadega ja on pädev nendes teemades ja üks asi, mida ta nagu väga pole teinud, on näitlemine, välja arvatud see, et ta nagu oma enda sarjas mängib hästi paljusid nagu tegelasi, nagu reaalselt kostümeeritult. Ja ta kipub nagu üks läbiv joon kipub olema, et on selline natuke kurikael või siuke natukene nagu amoraalne kohati. Ja talt on seda nagu küsitud ka, et kui sina mängiksid filmis kedagi, et kas sa mängiksid siis nagu pigem nagu tahaksid sa olla see kangelane või tahaksid sa olla see kurjategija või pahalane. Ja tema on öelnud, et alati tema tahab mängida ikkagi kurikaela, sellepärast, et see on nagu, tal oli nii hea lause, et the villain is the hero of his own story. Et see on nagu see põhjus, et nagu huvitav nagu kurikael on nagu sellepärast huvitavam, et tal on nagu oma loogika, miks tema tegelikult on see, kes teeb asju õigesti. Tal on nagu täiesti mingi oma maailm, mida sina pead nagu suutma välja mängida. Et nagu seal kõrval see nii-öelda see kangelane on küllaltki ühedimensiooniline, sest temal elab kaasa nagu kogu see, mis ümber toimub. Ja, just.
ja sellepärast on Jokker minu meelest lihtsalt nagu 100 korda huvitavam tegelaskuju kui Superman näiteks. Ja siin võib vaielda, et kuidas on näiteks Star Warsi maailmaga, aga noh, ma ei tea, kas sa Mandaloriani oled vaadanud? Jaa. No vot, et Mandalorian on ju nagu kohe algusest peale nii lahe ja huvitav tegelaskuju, sest et ta ei ole nagu puhas valge leht, ta ei ole süütu, hea karakter, ta on keegi, kes peab nagu ümber hindama oma ma ei tea, väärtused, ta, noh, sa rääkisid, et ei ole häid isasid justkui kuidagi filmides ja sarjades väga, väga näha olnud. Mulle meenus, et ma olen näinud samas mõningaid teoseid, kus samamoodi isa ei ole hea, aga ta raskusi ületades õpib olema isa. Ja ta ei pruugi olla väga hea isa, aga ta kuidagi püüab hakkama saada. Saad aru, püüab hakkama saada ja lõpuks jõuab sellega kuskile ja see on miski, millega on võimalik nagu empaatiliselt kaasas olla. No, filmides näiteks Kramer versus Kramer, kus mängib Dustin Hoffman koos Meryl Streepiga, neil on seal filmis selline raske lahutusprotsess käsil ja peamiselt käib siis vaidlus selle üle, et kellele jääb laps. Ja see on väga hästi tehtud film, väga hea lugu sellest, kuidas inimene saab kõigile takistustele vaatamata lõpuks kuidagi areneda, nagu murduda kellekski, kes ta juba algusest peale oleks võinud olla, aga kelleks ei olekski saanud mitte kuidagi teisiti saada, kelleks ei olekski saanud kuidagi kergemini saada. Et väga soovitan näiteks seda filmi, 79. aasta film. Keegi ei ole kunagi mulle sellest filmist ülevaadet teinud, ma ei ole kunagi teadnud, mis selle filmi sisu on, millegipärast olen ma kogu aeg arvanud, sest see on ainuke seos, mis mitte nagu tõsiselt arvanud, aga see on ainuke seos, mis mul peas on olnud, et Kramer versus Kramer on kahest tüübist, kes on nagu Seinfeldi Kramer ja nad on kuidagi nagu oma vahel nagu ma tean, see on nii naljakas ja ma arvan, et mul oli see sama asi, nagu ma ei arvanud seda tõsimeelselt, aga kuidagi alateadlikult see oli ainus seos, mis mul oli selle pealkirjaga. Ja, aga see on midagi hoopis muud. Ja teine näide, mis mulle meenus seda laadi teostest, on The Last of Us, mille teist osa nüüd ma ei tea, mängurid üle maailma hinge kinni hoides ootavad, see tuleb nädala pärast välja. Aga The Last of Us on näiteks päris lahe lugu just videomängude vallast, mis räägib sellest, kuidas areneb ühe täiskasvanud mehe ja tema hoolealuse siukse teismelise tüdruku vaheline selline nagu vanema ja lapse suhe justkui, et nad on sattunud kuidagi kokku ja mõlemad kaotanud elus väga palju ja kuidas nad siis nagu zombi apokalüpsise keskmes kuidagi mingit moodi natuke muutuvad isaks ja tütreks. See on väga-väga põnev. Nii et jah, ma ei tea, täiuslikkus on lihtsalt igav, täiuslikkust ei ole põnev jälgida ja täiuslikkus ei õpeta meile midagi muud peale selle, et see on võimatu. Ja kui me juba näeme ette, et see on võimatu, siis see ei haara meid kaasa, sest et mis kasu sellest on, kui ma näen, kuidas keegi on juba täiuslik. Ma ei tea, kas sa ütleksid, et Darth Vader on tegelik Star Warsi staar, et kui peaks valima nagu ühe tegelase, seal on nii mitu sellist ikoonilist karakterit, aga kui nagu tõesti peaks valima, et kes on see üks peamine ikoonide ikoon Tähesõdade universumis, siis ma ei tea, vabalt Darth Vader. Pigem Darth Vader, jah. No Han Solo on ka selline natukene problemaatilisem tegelane selles suhtes, et ta ei ole siuke üheplaaniline ja lihtne ja mustvalge, aga ikkagi pigem Darth Vader, jah. Jaa.
et ma ei tea, neid uusi osi vaadata, seda uut triloogiat, mida on väga palju kritiseeritud ja millest me oleme ka ise rääkinud ja kus on väga palju vigu ja nii edasi, kõigele sellele vaatamata noh, minu jaoks näiteks ei olnud nagu väga nagu problemaatiline see, et nüüd meil on nagu siin uus sihuke noor Jedi, kes üritab, on ju, leida oma kohta selles Jedi rüütlite maailmas. Et noh, vabalt, okei, Luke nagu lõpetas oma karjääri seal vaikselt, on ju, ja nüüd on siin Rey, on ju, et las ta õpib ja teeb. Aga noh, minu arust nagu Darth Vaderi seda nagu pahalase koha pealt näiteks uut Darth Vaderit ju ei tulnud. Et Kylo Ren ei ole võrdväärselt vägev ja märgiline karakter. See on selles suhtes huvitav, et ju Adam Driver tegi nagu nii suurepärase näitleja töö seal taga. Noh, nagu vaieldamatult kõige parem osa kogu sellest uuest triloogiast on Adam Driveri näitlemine. Aga ta ei suutnud nagu, Darth Vader just nagu tegelase, nagu, kui mõelda nagu tehniliselt, et kas ta nüüd oli super hästi näideldud või kirjutatud, mitte nagu võrdväärselt Adam Driveriga, eks ole, praegu, aga nagu see tegelane ise oli nii palju huvitavam ja sügavam, siis see nagu võib-olla, ma isegi ei tea, kas sügavam on õige sõna, aga antud kontekstis andis väga palju kaasa ka lihtsalt see, et Adam Driver oli nii palju, või Kylo Ren nagu tegelasena oli nii palju avatum, sa kuidagi defineerisid ta nii palju kiiremini ära, kui Darth Vader, kes oli ju nii salapärane, nii kinnine, vaikne, mingisugune pool masin, pool mees, pool võlur, kellest sa nagu õieti ei saanudki aru, ta oli nii müstiline. Ja see tegi ta selles kontekstis ka palju põnevamaks. Ja samamoodi lõpuks õppis olema hea isa. Jõudis veel viimasel sekundil. Jõudis olla sekundiks hea isa. ja enne seda oli boomer. Boomer mentality. Kehastus. If you only ja Darth Vader on nagu klassikaline boomer dad. Sa ütlesid midagi niimoodi vaiksel häälel. Ma just ütlesin, if you only knew the power of the dark side. Ma tunnen, et ma olen ka lipsamas nagu hämarusse ära õhupuuduses. Ma olen valmis salvestama meie lisasaadet nüüd, kui pinge on maas. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Ma arvan nagu kokkuvõtvalt, et mulle sobiks kanda kaelasalli või siis ascotti, nagu fancylt inglise keeles võiks öelda. Ja ma arvan, et selleks, et olla nagu tändi, ei pea sa sigarit suitsetama või seda ilmtingimata YouTube'ist õppima. Ma ei tea, kas need on nagu sisukad asjad, mida kaasa võtta sellest vestlusest? Jaa, vabalt, jaa. Ma olen nõus sinuga, kusjuures ma jällegi rääkides Successionist, siis seesama õudselt mõjuvõimas ja õudselt kinnine ja manipuleeriv boomer dad, ta on ju seal siuke miljardär, multimiljardär ja ta ikka nagu, kui oli vaja ikka nagu hea välja näha, siis ta kandis seda sama asja. Mis selle asja nimi oli? Ascot. Kravat. Ascot. Et ta kandis seda, nii et nägi hea välja. Et kui ma tahan seda miljardärist türanni lukki, et siis miks mitte. Jaa, igatahes. Nüüd ma kardan, et muidugi varsti, kui see pinge on maha läinud, siis nagu meil ei ole nagu mingit erilist koherentsust siin vestluses seni olnudki. Et kui pinge maha veel läheb, et siis ma ei tea, mis saab, aga kui teie tahate teada saada, mis saab, sest ilmselt see on põnev ja see on vigane ja see on sügavam ja huvitavam kui hästi tehtud saade. Siis ilmselt küll, jah, kui sa niimoodi jõudsid selleni. Jaa. patreon.com/popkulturistid on vist meie saate nimi. Midagi sükest. Mul on vaja õhku. Aitäh, et kuulasite. Mul on vaja õhku. Järgmiste kordadeni. Ja ikkagi join the dark side, sest et
seal heleda poole peal pole midagi õppida. We have cookies.